Tere! Tänast 20. vlogmassi osa alustan siin meie istumisnurgast üksinda. Väikest pakki avades, mis just hetk tagasi tuli. Ma olen täna juba mitu masinatäit pesu pesnud ja väike läks nüüd õue magama. Siis ma mõtlesin, et teeme siis pakiga lahti. Siis 20. detsembrist on ka Smashbox Eestis kaubamajades saadaval. Nii et väga cool. Mis siit tuleb siis nüüd? Canes, jõululuuletuste spikker. Siis on siin siuke kummipael, müts. Ilus hall ja värvi on. Ja siis on 2 pudelit mu lemmik Canesi. Ehk siis seda koolat. Nom. Väga äge. Aitäh! Blogis läks ka uus postitus üles. Tulin vaatama, et kas üks magab, aga hoopis naerab mulle näkku sealt. Ma kuulen, kuidas ta täiega jutustab seal. Tumba. Mida? Kuule, kukud. Kukut. Eks see on miski pärast vaja, et esiteks turnida kõige peal ja teiseks minu vajanukk Ville peab kogu aeg paljas olema. Meil on talle, ma panin selga talle ühe selle Tertsu enda vana kombeka, aga mis iganes põhjusel ei tohi see Villel seljas olla. Ja Ville peab olema kogu aeg paljas. Tutub, jaa. Eie. Just helistas üks kuller jälle, et veel üks pakike teel. Ei hopa või? Ja ma ei tea, kas näha on, aga ma panin seda glitterlinerit peale, mis eile tuli ja ma täitsa tahaks enda... Mida? Ja ma tahaks täitsa osta endale mingi sellise pruunika või pronksi lineri, et nagu igapäevasem või nagu selline pehmem oleks kui mustaga. Ja nüüd oli Polhemist pakike ja siin on üks väike jälle kohe valmis vaatavad, mis pakis on. On nii või? Seda tahad jah, aitäh, aga oota, vaatame. Kallis Liina, Mäkkis Meriks tänab sind imelise koostöö eest ning soovib sulle säravaid jõule. Jah, palun, seda võid võtta. Siin on midagi huvitavat. Nii, matt huulepulk. Honey Love toonis. Vaatame, milline see on. Täiega ilus siuke nude. Siis on siin mingeid huvitavaid asju. Nii, face powder. Happy Go Dazzingly. Üli lahe pakend. Kui ilus. Selline kuldne. Siis on siin üks lauver. Oh my god. Dazzle Shadow toonis Can't Stop, Don't Stop. Ja siis on siukene, tundub, et nagu duochrome. Selline lilla. Kui äge. Äge. Väga hea pigmendiga. Ja ma ei anna sulle seda, et ta on nagu selline kergelt kuldse lillaka läikega. Ja siis on siin üks asi veel. Holy mother of sensory overload. Sensory overload tähendab. Mida hekki, kui lahe see on? Miks see nii äge on? Siuke nagu see kameelion värv, see siuke lillakas hallikas, mis paistab ka rohelise, kuldse, pruuni, pronksi, mida iganes. Kui äge. Isegi tundub siuke kõrnalt holograafiline. What? Ma pean vaatama, mis asi see on, sest ma ei ole sellest midagi kuulnud. Grand Illusion Liquid Lip Color. See on kõige lahedam nendest, mis siin üldse on. Kus see on? Päts. Meil on külakuhi siin. Kuidas läks tänane päev? Kuna me peame juuksed lõikama täna, vaata mis siin. Jaa, täna peab lõikama küll. Mis sa teed? Aga tänane päev läks vaikselt, aasta lõpp on nüüd on rahulikum juba.
rohkem ei tohiks väga nagu kliendiprojekte hullult olla tööl ja saan töökeskkonda arendada ja teha. Lahti. see on lahti, nüüd peab kinni panema. Ütle kinni. Kinni. Ütle hobune. Jah. Ütle hobune. Hobune. Ütle jah. Kes teeb jaha? Kes teeb niimoodi? Kuidas sa ütled hobune? Jah. Aga ütle rebane. Tal on ebune ja hobune. Aga ütle kala. Kaja. Mund. Aga ütle põder. Joo. Kas sa musi teed issi? Oota. Aga kalli. Aga pai. Aga minule kalli. Oota. Siuke laps meil ongi. Kas sa kalli teed? Kalli. Kas sa issile teed musi? Siin on nii mõnus valgus, kui ainult üks väike tulukene seal magamistoas põleb. Oota, Kallu. Mis me nüüd tegema hakkame? Nüüd me hakkame härra juukseid lõikama. So, kas on pikad? Jaa. Lõikame ära siis. Aitäh. Palun. Ma ei olegi vist kordagi näinud, aga suvel saatis üks väga armas neiu Kailis meile sellise jänese, kelle peal me oma sõnuseid hoiame. Sõrme. Ja see oli väga valus, nii et Mart ükskord isegi nuttis. Trambid. Aga siis mõtles ta, et Anul on hea meel, kui sünnipäevaks nuku saab. Ja siis õmbles ta pealt. See on emmali või? See on sipsik. Joel läks meie väikest näinud magama panema ja senikaua mina siis pakin mõned kingitused ära. Sain enamus kinke pakitud. Ma hakkasin titsuma veel ära ja siis jäi veel ema ja läbeg. Ja mina pean sinu kingi ära pakkima. Või siis selge ära, et ma ei viitsinud rohkem. 20 seda... Siit maalt ikka. Nii 20 täna õnneks on silmnähtavalt safe. Safe. Ei, kus see pakkus siia. Safe. Kas sul on seal mingi imelik asi vist või? Mingi jah. I am not 100% sure. Täna on kolmapäev või? Teisipäev. Meie jaoks. Jälle üks Mike tuulapulk. Mingi siuke lillakas roosa. Seda värvi ma ei taha endale. Need värvid, mida ma ei taha, need on lapsele mängimiseks. Ta neid nagu lahti ei tee veel. Aga tassin neid edasi tagasi mööda tuba. Sinuga on meil värsi.
pean ikka panema mingi tuulerohtu matu. Pihkan jõuluajal tulevad mul nagu suht tihti vist vahetised ikka onju. Ülejäänud aasta ei ole üldse ja siis kui läheb nagu külmemaks, siis tulevad vahetised. Aga mul aitavad täiega hästi need vahetise plaastrid. Kompiidi omad jah. Et vähemalt sedagi. Saad suht ruttu jaala pidama meile. Jah. Tavaliselt siuke 2-3 päevaga on nagu vahetis läinud. See on küll see nagu arm või mitte arm, aga nagu see jälg jääb natuke kauemaks, aga vähemalt saab sellest lahti jah. Kas sa lapsetoas redikat katsusid või? Jaa, ma panin natukene juurde ka, sest see... Laps tavaliselt läheb keeramise põhja ja siis me peame kontrollimas käima. Aga vahel võib sellega... Ja huvitav, et ta just keerab alati põhja, mitte nagu täiesti maha, vaid alati keerab põhja. Aga ta keerab nagu nii pidi ainult. No ta teeb nagu niimoodi seda. Mingi väga imelik. See iganes asi see ka poleks. No miski rünnaku asi igatahes. Kriimustasin nädalavahetusel peopesa seest. Seda näha. Ja kõige valusam kriim, mis mul on olnud. Ja see on nagu nii vastiku koha peal. Ja parema käega, see on parema käega, see on parema käega vastik. Nüüd enam nagu nii hullult valus ei ole, aga alguses oli iga kord unustasid ära ja siis kui hakkad nagu käed nagu midagi tegema, siis tõmbad selle jälle nagu lahti täiesti. Nii valus. Aga praegu lihtsalt natukene nagu sügeleb. Aga ei saa sügeda. Väga sügeleb. Tulevad homme õhtul sõbrad külla, nii et peaks nagu koristama, aga kitsi midagi teha. Ma tahaks ainult arvutuspassi teha, mitte midagi teha. Mina pean vett jooma, mul Johkari Anu tuli järsku. Mul on kaasas, ma joon viimasel ajal väga vähe vett. Kas te jälgite oma vee joomist? Ma vahepeal nagu jõin palju. Mul oli töölisega oli pudel laua peal kogu aeg. Ma ütlen vahele, et ma ei tea, kas ma unustasin mainida või, aga igastahes paar vlogi tagasi oli üks video, mis nutiseadmetel ei mänginud. Kes ei ole seda videot uuesti vaadanud, siis see on uuesti üles laetud ja see on vaadatav. Minu eest seal me küsisime seda, et kas meie oktoobrikuise Kreta reisi jäädvustusi tahaksite näha pigem ühe videona või mitmes osas, nii nagu meil oli see Norra video. Sest ma täna hakkasin mõtlema, et mitte ükski inimene pole selle kohta mitte midagi öelda, aga tavaliselt selliste asjade kohta te alati nagu vastate. Et mulle tundub, et see video vist jäi hästi paljudel 2 silma vahele äkki. Et ma hetkel, ma tahaks öelda, et see oli number 15, aga ma vaatan üle ja ma kirjutan ekraanile, et mis number vlog see oli. Aga siis hästi paljud vaatavad kuskilt telefonist videosid. Tundub küll. Ma ei viitsi üldse ise vaadata telefonist. Ma arvan, et tänapäeval väga paljudel ei ole ka arvutit võib-olla. Ma ei kujuta ette, tegelikult ma ei tea seda sellepärast, et mul on see... Ma ei tea. Ma ei kujuta ka ette. Sest jah, meil on hea, kui on... No jah, vähemalt normaalse jõudlusega läpakad või siis lauaarvutid. Me kasutame päris palju, mõlemad teevad arvutiga palju tööd, nii et... Aga tegelikult sa rääkisid midagi. Kes mängib? Kuule, sa töötad arvutit, aga... No jah. Tere hommikust. Aga ma rääkisin sellest, et ma peaks vett võtma. Et ma varem nagu töö juures jõin vähemalt ühe 0,5 pudeli päevas. See on küll ka vähe, tegelikult peaks veel rohkem jooma. No ma alati trennis tuleb veel juurde nagu 0,5. No jaa, aga sa kulutad selle samas ära ka ju. Aga nüüd ma olen joonud mingi 2 tassi kohvi ja mingid magusad jood veel kõige hullemad ja mida juua nagu janu pähe. Magusaid jooke ma ei joo, aga kohvi. Aga kohviga on õnneks see, et see on tööl meil suht vastiku maitsega, nii et ma alati nagu võtan ja joon pool tassi ära ja siis pool läheb minema. Ma siis tean, miks sa kodus ka kohvi ei joo. Sul ei maitse.
võib-olla ma olen ära hellitatud jah nende uhkete mingi jõhkrate masinakohvidega, mis klientide juures on mingid latted ja värgid. ma teen ka sulle kodus latte asja. meil töö juures me võime ükskord minna, on ka päris hea kohvi on seal MyFitnessi kõrval Ülemiste City's, ma ei mäleta, mis see kohvi koha nimi oli, mingi hästi väike koht on. nagu saab kaasa osta või? jah, paar korda oleme pärast trenni sealt Epic või? ta on ikka suht hea. ei, nagu ta koha nagu... nimi on Epic või? sest ei. kui ma nüüd ei eksi, siis üks mingi kohvikoht peaks olema Epic või midagi taolist. ta oli minu arust oli mingi, ma isegi ei tea, ma ei hakka ütlema, igatahes jah, seal MyFitnessi kõrval on üks kohvikoht. ma olen sealt mingi 3 või 4 korda ostnud ja see on nagu siuke hea kohvi. mõnus. jah. ma hakkasin regulaarsemalt kohvi jooma siis, kui me koju saime piimavahuste. sest et see piimavaht mulle meeldib. Rohkem hakkasime tihemini jooma siis, kui su vanemad endale selle kohvimasina ostsid. Pärnus ma joon ka rohkem kohvi. ja see on mugav, et sa teed kõik ühest masinast, meil teed nagu eraldi. aga mulle piisab nagu sellest kapsliomast ka, sest ma joon nii vähe ja. kas te joote kohvi? või näiteks mulle meeldib väga ka must tee. meil on praegu on see Tesco vanilja chai. see on päris hea. on täiega hea ja piimavahuga oli hea. ja ma tahaks väga proovida seda English breakfast teed piimaga millalgi, sest ma alles nagu reaalselt selle pakiga leidsin endas nagu armastuse musta tee vastu. et muidu oli must tee minu jaoks ainult see, millest jääteed teha suvel. mul oli mingi periood oli kunagi ammu ka, kus ma jõin seda piimaga vahepeal. ja just kui vanemad Inglismaalt tõid mingit musta teed, siis ma jõin ka piimaga seda. meil oli jah, kapis ju alles mingi aeg oli veel alles, viskasid ära vist. meil või? jah. mingi must tee oli meil. jah. aga sa rääkisid sealt samast või? üleüldse lihtsalt okay., et mul vanemad. sest ma ei mäleta küll, et sa oled kunagi musta teed. teed piimaga. Sorry, ma rääkisin sulle samal ajal. kas sa segad mulle ka vahel? ei. väga palju seda on. ei. meil on video. ma nägin, ma töötlesin natuke oma. praegu oli ka või? jah, ma. Joel monteeris eilse video lõppu natukene. natukene väga vähe. see on esimene video, kus ta on näpud külge löönud. lubas mulle, et kui laps sünnib, siis ta hakkab ka monteerima. ma hakkasin. Almost 1,5 aastat. no aga laps on sündinud, aga ma ei öelnud, vaata. mis ma mõtlesin, et jõuluvanad jalutavad. ma ei öelnud, kui kaua pärast lapse sündi. et laps sündis ära, nüüd ma ühelt maalt nagu hakkan. okei, aga mul on janu, ma lähen toon nüüd juua. jah, mina soovin ka. Homme näeme. Tšau. Tšau. Oi.